tere tulemast kuulama taskuhäälingut Liberaalpropaganda. Mina olen Annabel Raig ja minu kõrval istub alati terav Hendrik Harjus. Tänase episoodi teemaks on noorte kaasamine nii kogukonnas kui poliitikas. Ning Hendrik on sellest väga hea rääkima, sest tema on noor delegaat. Sa võidki kohe seletada, et mida see üldse endast kujutab ja mis asi on noor delegaat. Kes see selline on? No mina olen Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi noor delegaat, mis tähendab, et mina peaksin esindama Eesti noorte arvamusi Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressil. Ja see on väga pikk tiitel ja ma võib-olla räägin, et mis see asutus siis endast üldse kujutab. Et Euroopa Nõukogu ise ei ole seotud Euroopa Liiduga, vaid see on omaette institutsioon, mis tegeleb demokraatia ja inimõiguste laiendamisega Euroopas. Ja sellel on siis selline allorganisatsioon nimega kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongress, mis fokusseerub siis just kohaliku tasandi demokraatiale. Ehk siis sellele, mida teevad kohalikud omavalitsused, näiteks prügivedu, koolid, kõik sellised asjad, kõik need on kohaliku tasandi probleemid. Ja 2 korda siis aastas tulevad üle Euroopa kokku liikmesriikide kohalike omavalitsuste esindajad. Ja igast riigist tuleb tavaliselt ka üks noor delegaat, kes siis peaks just selle riigi noorte huve esindama. Ja see aasta olen siis selleks mina. Selline küsimus kohe, et kuidas sa said noor delegaadiks või kuidas see kogu protsess välja näeb? No see protsess oli üpris selles suhtes lihtne, et oli lihtne aru saada, mida tuleb teha. Et tuli täita üks kandideerimisvorm, kus oli mitu küsimust minu kohta, selle kohta, miks mind tuleks valida ja mida mina oma kohalikus kogukonnas ka teen. Et mina rääkisin oma kandidatuurivormist näiteks sellest, kus ma olen Tartu noortevolikogu liige. Ja siis tuli üks pisikene inglisekeelne video ka teha. Küsimused olid ka inglise keeles loomulikult. Kogu protsess on inglise keeles, sest seda programmi haldab Euroopa Nõukogu, kelle siis töökeel on inglise ja prantsuse keel, aga mina prantsuse keelt ei oska, nii et. Hendrik, mis on sinu eesmärgid noordelegaadile, mida sa tahaksid saavutada? No mulle lähevad korda kohaliku tasandi probleemid. Ja sellepärast ma ka seal kongressil osalen ja selle kongressil 2 planeeristungi vahel, ehk siis 2 selle suure istungi vahel, kui ma lähen Prantsusmaale, on mul mitu kuud, et teha oma projekti läbi viia. Ja minu projekt loodetavasti toob rohkem tähelepanu sellele, mida kohalikud omavalitsused teevad ja miks on oluline osaleda kohaliku tasandi demokraatias. Näiteks kohalike omavalitsuste valimistel ja ma loodangi, et oma karjääri jooksul, aastase karjääri jooksul saangi ma seda inimestele tutvustada läbi oma projekti seda, miks on oluline kohalik omavalitsus. Ja ma ei saa veel täpselt öelda, mis see projekt saab olema, mul on mingi idee, aga ma ei julge seda veel välja öelda, sest see pole veel kinnitatud. Kas sellega kaasneb mingi rahastus nende projektide täitmiseks või see tuleb sul enda taskust kinni maksta? Rahastust ei tule, tuleb tugi Euroopa Nõukogu poolt, ehk siis meil on mentorid, kes meid peaks digitaalselt aitama, eks ole. Ja siis saame ma ka sertifikaadi, et me oleme noor delegaat oma riigi jaoks. Ja et näiteks meile väga on rõhutud seda, et me teeks koostööd näiteks eraettevõtete või oma kohaliku omavalitsusega, et see projekt läbi viia. Näiteks mina plaanin oma projekti jaoks teha koostööd Tartu linna selle omavalitsusega, pluss siis oma noortevolikogust võib-olla ka abi
saada. Et selles suhtes me peame seda abi ise otsima, aga meil on sertifikaat selles osas, et inimesed teaks, et meid võib usaldada. Ja loodetavasti, meil on Eestis päris avatud riik, nii et minu arvates on üpris lihtne saada kohaliku omavalitsusega nagu omavalitsust appi projektidele. Loomulikult raha nad mulle tavaliselt ilmselt ei anna, aga nii-öelda tööjõudu abikäsi ja ma saan nagu oma plaane nendega arutada, nemad siis saavad oma ideid jagada ja kõik nagu põhimõtteliselt sellises koostöös sujuks. Aga mina olen juba päris pikalt saanud rääkida siin. Et äkki ma küsin sult ka natukene, et tegelikult ka sina oled oma kohalikus kogukonnas aktiivne ja sa olid näiteks õpilasesinduse president nii oma põhikooli Selvas kui ka nüüd gümnaasiumis meil siin Tartus. Et võib-olla räägi sellest, et miks on õpilasesindus oluline, miks on see oluline selles osaleda, mida see teeb üldse ja mida sina presidendina said teha? Mina olen vaadanud õpilasesindust kui sükest vahelüli õpetajate ja õpilaste vahel. Et kui mul oli väga palju sükseid kordi, kui õpetajad teadsid, et ma olen õpilasesinduse president ja neil oli mingi mõte või idee või mure, siis ka õpetajad pöördusid sellega minu poole, et kuule, vaatasin, mul tekkis see mõte või et kuule, et mul on selline jutt, et mida teha saaks. Või siis ka samamoodi õpilased, kuigi õpilaste poolt tuli väga tihti lihtsalt seda, et koolitoit on halb, aga sellega ei saa mina mitte midagi teha, on ju. Aga õpetajate poolt just tuli väga ägedad tagasisidet ja nad tahtsid nagu koostööd teha, mis oli minu jaoks hästi positiivne. Et me õpilastena teame ka, mida õpetajad meie koolielust arvavad. Ja samamoodi on see ka oluline, et rikastada koolielu igasuguste sündmuste ja üritustega. Aga minu jaoks on südamelähedasem sellised probleemsed kohad ja murekohad just kooli puhul, et mina liiga palju üritustesse kaasatud ei olnud omal muidugi valikul, et nendega tegelesid pigem liikmed. Mina proovisin tegeleda sellega, et lahendada mingid kohti või muresid kooli elus. Olgu, aga kas sa muidu mingites muudes projektides ka osaled veel? Ja mina osalesin aastal 2022 Tartu 2024 noorte programmis, mis oli siis Tartu 2024 extended programm. Me olime esimene lend selles programmis, praegusel aastal käib juba 3. lend ja see ongi loodud selleks, et noored saaksid teha noortele üritusi. Ja meil oli samamoodi rahastust, mis sealt liiga palju ei saanud, mõni grupp sai rohkem. Pidime ise endale sponsorid leidma ja nende käest, Tartu 2024 käest saime siis mentorid endale, kes meid juhendasid, kes meid aitasid sündmuste korraldamisel. Ja oma kogukonna jaoks olen ma teinud, ütleks, et Elva valla jaoks väga tänuväärse töö, sellepärast, et mina panin koos oma sõbrannaga kokku Elva ainukese noorte rahvatantsurühma ja mis on juba püsinud meil 3 aastat. Me oleme käinud igasugustel tantsupidudel, meil on väga palju esinemisi, sest kellele ei meeldiks rahvatants ja me käime igal pool esinemas Elva vallas. Aga kui mina olen noor, kes näeb probleemi oma kohalikus kogukonnas, olgu selleks siis mingi ürituse puudus või mingi rahvatantsutrupi puudus, siis kust ma üldse alustan, kuidas ma need ressursid leian, kelle käest ma abi küsin, kuidas alustada lihtsalt nagu sellise projektiga? Ma arvan, et üks väga hea koht, kuhu pöörduda näiteks Tartus on Tartu noorsootöökeskus, kellel on ka selline, ma ei tea, kas ta on siis projekt nagu NOA ehk noorte omaalgatus ja nende käest saab taotleda oma projekti jaoks raha. Ja ma arvan, et siin võiks ka appi kutsuda noorte volikogu. Ma ei tea, kas Hendrik, kas sa oskad võib-olla paremini sellest rääkida, kuidas, kas noorte volikogu oskab aidata sellisel hetkel, kas sealt saab abi? Noorte volikogust saab küll abi, kui sa oled noorte volikogu liige. Noorte volikogul on oma eelarve, aga tavaliselt, selle eelarvest loomulikult rahastatakse nii-öelda operatsioonikulusid, kas või koosolekuid ja nii. Aga sellest tulevad ka osade projektide rahastused, nii et kui sul on lahe idee mingi projekti jaoks ja sa oled noortevolikogu liige ja noortevolikogule su idee meeldib, siis loomulikult selle jaoks on mingi pisikene rahastus võimalik noortevolikogult saada. Me oleme Hendrikuga väga aktiivsed noored, julgen mina öelda.
aga kas sa, Hendrik, oskad arvamust avaldada, et miks on üldse noorte kaasamine oluline nii poliitikas kui ka kogukonna töös? No kui me räägime poliitikast, siis see, kuidas tavaliselt inimesed ennast poliitikaga seovad, on valimised. Ja see on väga klišee lause, aga noored on tulevik ja praegused poliitikud teevad meie tuleviku otsuseid. Nii et oleks väga oluline, et noored käiksid valimas, sellepärast et kui nad seda ei tee, siis tuleviku otsused on sellised, mis teevad meie kõigi elu tulevikust lihtsalt kehvemaks. Ja tegelikult natukene statistikat ka, et kui kohalike omavalitsuste valimised tehti 16-aastastele kättesaadavaks, siis tegelikult olid 16–18 aastased üks kõige aktiivsemaid valijablokke vanuse poolest. Ja see näitab, et tegelikult noortele läheb poliitika korda ka. Et selle koha pealt nagu ei tohiks argumenteerida, et miks me üldse proovime noori kaasata, et nad ei ole ju üldse huvitatud. No on küll tegelikult. Aga võib-olla millest puudust tunda on hoopis see, et noored ei taha poliitikaga selles suhtes tegeleda, et kandideerida kuhugile. Sellepärast, et esiteks see on loomulikult palju tööd, aga nad võib-olla tunnevad nagu see poliitikuamet on kuidagi ära rüvetatud, et me vaatame iga päev uudiseid, kuuleme sellest, kuidas üks poliitik tegi seda ja kuidas teine sattus teise skandaali, eks ole. Ja see on väga demotiveeriv selles osas, aga ma kindlasti ütleksin noortele, et tegelikult igal generatsioonil on oma moraalid ja ma loodaksin, et kui uuen generatsioon tuleb peale poliitikasse, siis me vast käitume ka sellisel moel, mis on vastuvõetav. Hendriku jutu jätkuks mul tekkis just üks päev emaga arutelu, et ma peaks ka kandideerima KOV-valimistel. Ja minul tekkis kohe mõte, et aga mind niikuinii ju ei valita. Aga tegelikult on see, ma arvan, et väga hea kogemus noortele, just see kandideerimise protsess, sellepärast, et see kindlasti on huvitav ja see nõuab väga palju tööd. Ja teiseks, ma arvan, et see annab paljudele noortele ka enesekindlust, et noorena ka volikokku kandideerida ja ma arvan, et see on ka väga palju noortele võimalik sinna ka lõpuks pääseda. See peab lihtsalt väga jätkusuutlik olema. Tõsi, ja tegelikult loomulikult poliitikasse minemine on natukene närvi tekitav ja see ei ole kõigile. Aga tegelikult on teisi projekte, kuidas nagu noor inimene saab ennast kaasata poliitikasse. Näiteks on olemas selline asi nagu noordelegaatide võrgustik, mis on siis Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatud ja sinna alla kuulub näiteks ÜRO noordelegaat ja kliimanoordelegaat ja Euroopa Liidu noordelegaat ja veel erinevaid noordelegaate. Ja selles suhtes need noordelegaadid, nad töötavad võimuasutustega koos, et noorte hääl tuua nii-öelda kuuldavale nendes organisatsioonides või nendes teemavaldkondades. Ja see on minu arvates ka väga hea viis, kuidas end kaasata, sellepärast, et sa ei pea ennast nii-öelda politiseerima, sa ei pea kuidagi nagu kampaaniat tegema ja see ei ole selline nagu igapäeva poliitika või nagu poliitiline töö. Just vastupidi, see on poliitiliselt neutraalne ja ongi mõeldud selleks, et lihtsalt noorte häält esile tuua. Ja kui sa soovid ennast noorena siduda erakonna poliitikaga, siis on alati võimalik liituda erakondade noortekogudega, kus sa saad juba väga varakult tegeleda erinevate teemadega, mis sind huvitavad ja mis nende erakondade vaadetega seostuvad. Võib-olla täpsustuseks küsiks vahele, et kuidas täpselt sa ennast nagu erinevate valdkondadega seod, kas see on nagu mingi, noortekogud ju otseselt
seaduseid ei kirjuta nagu tavaerakonnad, et kuidas noorte kogud siis seda teevad? Nad kindlasti populariseerivad erinevaid teemasid, nad levitavad infot ja ma eeldan, et nad saavad anda sisendit ka erakonnale, kes saab kirjutada seadusi, kes saab midagi suurt ära teha selle infoga. Nii et ma arvan, et see on üks väga hea viis, kuidas noorena minna poliitikasse ja saada see nagu esimene tunne ja maik kätte, et kas sind huvitab see ja kas sa tahaksid seda ka tulevikus edasi teha. Ja ma nõustun täielikult sinuga, et väga oluline on tegelikult, et noored võtaksid osa igasugusest poliitikast. Ja tegelikult poliitika ei ole tuim ja igav alati, et on erinevaid tüüpi poliitikaid, on erinevad nii-öelda erialad ja suunad ja viisid enda väljendamiseks nii oma kohalikus kogukonnas kui ka riigi tasandil. Ja tegelikult on tõesti oluline, et noored neid võimalusi kasutaks, sest muidu lihtsalt tulevik ei pruugi olla noorte päralt. Vot, aga ma arvan, et sellega me tänaseks ka lõpetame ja me täname oma kuulajaid. Tšau!